Sündmused, mis veel hiljuti tundusid mõeldamatud, toimuvad üle kogu maailma. Seismiline aktiivsus jätkuvalt kasvab. Ja Venemaa on üks nendest riikidest, kus loodusõnnetused süvenevad eriti kiiresti. Selles väljaandes näete viimase nädala loodusõnnetusi, mis on meid ohujoonele veelgi lähemale viinud. Ja saate teada, mida igaüks saab olukorra muutmiseks teha, kuni see on veel võimalik. Seismiline aktiivsus. 6. juunil Põhja-Tšiili elanikud tundsid võimsat maavärinat magnituudiga 6,4. Maavärina epitsenter asus Atacama kõrbes, Vaikse ookeani ranniku lähedal. Epitsenter asus 65 kilomeetri sügavusel. Raputamise ajal inimesed paanikas jooksid tänavatele. Kuigi ametlikud andmed kahjude kohta puuduvad, on videomaterjalist näha hoonete fassaadide osalist kokkuvarisemist. Mõnes kohas nõlvad varisesid sisse ja teedele tekkisid praod. Umbes 23 000 inimest jäid ajutiselt elektrita. 3. juunil Kreeka Rhodose saart ja Türgi edelarannikut Vahemeres raputas 5,8 magnituudine maavärin. Kohalikud elanikud ja arvukad turistid, keda tugev värin üles äratas, kiiruga lahkusid oma kodudest ja hotellidest, mõned veetsid öö lageda taeva all. Türgi Mukla provintsis sai vigastada 75 inimest, enamik neist akendest välja hüpates. Ja 14-aastasel tüdrukul maavärina ajal juhtus raske paanikahoog. Kahjuks ta suri arstide pingutustest hoolimata. 8. juuni hommikul Kolumbia keskosa tabas laastav maavärin magnituudiga 6,5. Värinat oli tunda 20-32 riigi departemangust. Kõige tõsisemad tagajärjed olid registreeritud Paratebu Eno väikelinnas, mis asub epitsentrist vaid 16 kilomeetri kaugusel. Siin peaaegu täielikult hävinud 50 elamut ja kool. Õnneks lapsed vigastada ei saanud, kuna maavärin toimus pühapäeval. Linna elektri- ja veevarustus katkes. Naabervallas Medinas hävis 100 elamut. Piirkonnas sai kahjustada arvukalt kirikuid, kus sel ajal toimus hommikune missa ja sees viibis tuhandeid koguduse liikmeid. Riigi pealinnas Bogotas see maavärin osutus viimase aja üheks tugevamaiks ja pikimaiks. Elamurajoonides ulgusid sireenid, elanikud paanikas jooksid tänavatele välja. Linnas osaliselt varisesid kokku hoonete fassaadid ja toimus elektrikatkestusi. Ja ühes piirkonnas toimus maalihe. Mitmele riigiteele, sealhulgas ühele riigimaanteele, tekkisid praod. Maavärina tagajärjel sai vigastada 20 inimest. Pärast põhitõuget registreeriti üle 250 järeltõuke magnituudiga kuni 4,8. Juuni alguses taastus seismiline aktiivsus Itaalia supervulkaani Campi Flegrei piirkonnas. Nädala jooksul toimus siin 148 maavärinat magnituudiga kuni 3,2. Neist 86 registreeriti 3 seismilise parve ajal. 8. juunil Põhja-Jäämeres Venemaa Franz Josephi maasaarestiku põhjaosas toimus tugev maavärin magnituudiga 5,3. Väärib märkimist, et nii suure magnituudiga maavärinad on selles piirkonnas äärmiselt haruldased. Kogu instrumentaalsete vaatluste perioodi jooksul registreeriti vaid 2 maavärinat magnituudiga 5,1. Saksamaa. 4. juunil Saksamaa lõuna- ja lääneosa tabas võimas torm äikese ja rahega. Tuuleilid ületasid kohati 100 kilomeetrit tunnis. Loodusjõud murdsid puid, ujutasid üle keldreid ja põhjustasid arvukalt hädaolukordi. Baden-Württembergi liidumaal Ulmi linnas pealtnägijad teatasid äkilisest valjuspaugust, mille järel tuul rebis maha mitme maja katuseid ja tõsiselt kahjustas pargitud autosid. Baierimaal sadas maha kuni 7 sentimeetri suurune rahe, mis kahjustas hooneid ja sõidukeid. Nordrhein-Westfaleni liidumaal Wilnsdorfi linnas leidis aset traagiline intsident, kus välk tabas naist.
Kohale saabus kiiresti helikopter koos meditsiinimeeskonnaga, kuid naist ei õnnestunud päästa. Tormi ajal sattus Berliinist Milanosse lendav reisilennuk tugeva turbulentsi-tsooni. Vigastada sai 8 inimest, sealhulgas üks meeskonnaliige. Reisilennuk tegi hädamaandumise Memmingeni lennujaamas, kus mitu vigastatut viidi haiglasse. Poola. Alates 4. juunist Poolat on tabanud võimsate tormide laine. Tuuleilid kiirusega 120 km/h on puid koos juurtega välja kiskunud, üle riigi on neid tuhandeid maha langenud. 156 hoonet on saanud kahjustada. Paduvihmad on muutnud teed mäslevateks ojadeks ja mõnes piirkonnas on sadanud kuni 5,5 sentimeetri läbimõõduga suuri raheterasid. Riigi lõunaosas 30 000 inimest on jäänud elektrita. Mõnes Alam-Silesia vojevoodkonna osas 10 minutiga sadas maha 25 mm sademeid. Põllumehed on üle elanud tõelist tragöödiat. Paduvihm koos rahega muutis põllud järvedeks ja hävitas koristusvalmis saagi. Masoovia vojevoodkonnast Robinist tugev tuul on 10 hoone katused täielikult maha rebinud ja veel 29 hoone katused osaliselt. Przasnissi valda tabas tornaado, mis murtud puudega blokeeris riigimaantee. Ka Maopolska vojevoodkond sai tõsiselt kannatada. Krakowi linnas ootamatu rahetorm sundis inimesi paanikas otsima varju tänavatelt ja parkidest eemal. Autod jäid tee äärde seisma, kuna piiratud nähtavuse tõttu nad ei saanud liikuda. Ja Trzebina linnas tugev tuul kahjustas paljusid hooneid, sealhulgas ajaloolist basiilikat, millelt rebis maha umbes 400 ruutmeetrit katust, mis omakorda viis hoonete osalise üleujutuseni. Kahjuks nõudis torm ühe inimese elu, teine sai vigastada ja teda toimetatud haiglasse. Valgevene. 5. juunil Valgevenet tabas ka võimas torm. Eriti tugev ilmastikumöll oli Minski, Grodno ja Mogilevi oblastites. Paduvihmad ujutasid üle tänavaid ja hoonete keldrid. Tuuleilid rebisid katuseid maha, langenud puud kahjustasid autosid. Oblastis oli ulatuslik elektrikatkestus. Torm ei möödunud ka pealinnast Minskist, kus vesi tungis mitmetesse suurtesse kaubanduskeskustesse, maa-alusesse parklasse ja mitmetesse elamutesse. Ja Mogilevi oblastis välgulöökide tabamuste tõttu süttisid 2 eramut. Leedu. 5. juunil üle Lõuna-Leedus Valgevene piiril asuvast Japkeljai looduskaitseala pühkis võimas tornaado. Keeristorm läbis mitu kilomeetrit, murdes maha suuri puid nagu laaste. Leedu piirivalvurid sattusid otse tornaado teele, nad pidid kiiresti oma positsioonid maha jätma ja langevate puude eest eemale liikuma. Õnneks keegi viga ei saanud. Venemaa. Loodusõnnetuste laine Venemaal kogub jätkuvalt jõudu. 6. juunil Orenburgi oblasti idaosas puhkes võimas torm. Kuvandiki rajoonis orkaanituul murdis puid, blokeerides teid. Mõnes kohas sadas nii intensiivset rahet, et teed kattusid minutitega jäise naastuga. Adaevskaja mäepiirkonnas liiklus oli täielikult halvatud. Öise äikese haripunktis välk lõi ühte elamusse, puhkes tulekahju, õnneks inimohvreid ei olnud. Venemaa lääneosas, Kurski oblastis, Železnogorskis, orkaan koos kuni 2 sentimeetri paksuse rahega murdis umbes 500 puud, kahjustas 10 autosid ja elektriline. Ja 7. juunil Moskva oblasti põhjapiirkondi tabas halb ilm. Neid katnud rahe, vihm ja tugev tuul. Kolonnas puu kukkus tüdrukule peale, kes üritas selle all äikese eest varjuda, ohver viidi haiglasse. 8. juunil Moskvat oli tabanud tugev paduvihm. Teedel tekkisid ummikud. Ühes metroojaamas vestibüüli laest kallas alla vett. Tugev veevool tõmbas hooldusspetsialisti Tšertanovka jõe tormikanalisatsiooni kollektorisse. Tänu kolleegidele ja möödujatele, kes hoidsid meest pinnal kuni päästeteenistuste saabumiseni, õnnestus ta päästa. Vnukovo lennujaamas möllas tugev tuul, mis hiliti ulatus kuni 25 meetrini sekundis.
Osa katusest varises kokku, mis omakorda viis terminali osalise üleujutuseni. Moskva oblastis Naro-Fominski ja Aprelevka linnades sadas tugevat rahet. Leninski linnaosas Sloboda rannas välk tabas puhkajatega vaatetorni. Üks naine sai põletushaavu ja teda toimetati haiglasse. 8. juunil Jaroslavli oblasti elanikud said selle piirkonna kohta haruldase nähtuse tohutu tornaado tunnistajateks, mis kahjustas noort metsaosa. Järgmisel päeval läbis piirkonda võimas äikesetorm. Sellega kaasnes tugev vihmrahe ja puhanguti üle 20 meetri sekundis ulatuv tuul, mis rebis katuseid maha, langetas puid ja jättis inimesi elektrita. 8. juunil Kemerovo oblastis sadas tohutu kanamuna suurune rahe. Terentjevskoje külas nägid elanikud ebatavalise kujuga, teravate ogadega jäätükke. Loodusjõud kahjustasid autosid ja hävitasid tulevase saagi. Torm rebis maha elektriliine. Langenud puud blokeerisid teid ja 10 autod olid ummikutes kinni. 8. juuni õhtul Altai territooriumi pealinna Barnauli tabas paduvihm, mis lakkas alles järgmise päeva hommikul. Tänavad vajusid vee alla, autod sõna otseses mõttes seilasid sõiduteedel. Ja mittetoimivad foorid lisasid kaost ning põhjustasid ulatuslikke liiklusummikuid. Elumajad, administratiivhooned ja kaubanduskeskused olid üle ujutatud. Vesi tungis ühistranspordisalongidesse. Voltšikha külas tuul osaliselt rebis poe katuse maha, sai vigastada tüdruk ja teda viidi haiglasse. Ja Aleiski linnas paduvihma tõttu varises kokku osa 2-korruselisest 16-korterilisest majast ning selle elanikke ajutiselt evakueeriti. 9. juuni õhtul torm kattis Komi vabariigi pealinna Sõktõvkari, vihmakallas nagu avarest, üle ujutades linnatänavaid. Ja taevas lahvatas mitu tundi järjest pidevate välgulöökide tõttu. Nii intensiivne sademete hulk ja nii kõrge elektriline aktiivsus on selle põhjapoolse linna jaoks äärmiselt ebatüüpilised. 10. juunil Kirovi oblasti mitmes kohas sadas uskumatu suurusega rahet kuni 8 sentimeetrise läbimõõduga. Miks on nii oluline mitte ainult seda videot vaadata, vaid ka seda infot edasi anda? Sest kataklüsmid süvenevad ja inimkond ei tee ikka veel mitte kui midagi, et peatada lähenevat katastroofi. Kuigi lahendus on olemas. Kuid neid, kes on sellest aastaid rääkinud, ei kuulata. Ja need, kes isegi kuulevad, sageli vaikivad. Sest nad usuvad, et nad ei saa midagi teha, nende sõna ei tähenda midagi. Kuid see pole nii. Sõna on jõud. Just sellest algab kõik, teadlikkus, valik, tegutsemine. Sõna kannab endas infot. Ja ilma infota pole mõistmist, lahendusi ega plaani. Kui me vaikime, jätame teised teadmatusse. Ja siis see tähendab, et keegi ei tea, mida teha. Keegi ei tea, kuhu minna. Vaikimine on nõusolek selle maailma hävinguga, milles me elame. Aga kui igaüks meist astub sammu, räägib tõtt, jagab, selgitab, saame muuta kõike. Lihtsalt rääkige. Jagage seda, mida olete teada saanud. Üks postitus, üks vestlus, üks sõnum, see on juba toiming. Iga sõna on oluline. Peaasi, et me ei peatuks ja ei annaks alla. Ja siis meil kõik õnnestub.